Soomusrüü, mul on alati olnud isu ehitada ühte. Mulle meeldib teha fantaasiakostüüme ja soomusrüü oleks hea alustus küll, ma arvan. Et ma muidu metalli eriti ei kasuta, aga kuna need korgid tulid nii ilusti kätte, siis oli võimalus 1 ja 2 kokku viia. Mulle meeldib võtta keerulisi projekte enda jaoks, et oleks mida õppida igast projektist. Kui ma hakkasin seda soomusrüü kavandit tegema, siis tahes-tahtmata tuleb mul alati projektiga mõte, et mis selle taga võiks olla või see maailm, et kui mingit kostüümi luua, et mis seal taga on, et ta ei oleks lihtsalt ese, stange või mannekeeni seljas, et mis lugu ta räägib. Ja soomusrüü võiks seostada aadlikuga, aadlikutel on enda sümbolid, vapid ja siis mõtlesin, et hea oleks, kui oleks olemas kõigil kunstnikel oma patroonid, et see võiks olla siis kunstnike patroon. Luik on vappide peal kunstnike ja muusikute sümbol väga tihti, et sellepärast sai see sinna kõhu peale planeeritud ka. Mulle meeldib, et reklaami tuuakse sisse kunstiteosed niimoodi, et see annab kunstnikule ka uue ülesande, et kuidas võiks mõjuda inimesel, kes seda vaatab ja samas see toob kunsti rahvale lähemale. Kunsti tegemisega on see, et kõik oleneb lähteülesandest, et mis mulle ette antakse. Et mida vähem on piire, seda lihtsam mõnes mõttes. Et kui on väga ette piiratud asi, siis ei pruugi see sobida stiililiselt, ütleme kunstnikuga. Sellele projektile on hea teha kunsti, sest et piire ei ole väga. Ja materjalid on uued ja huvitavad minu jaoks, see annab nagu alati plussi, kui ma saan midagi õppida selle protsessi käigus.